robotlaut. Tulnukad olid iga kiiki-miiki sammu jälginud kosmoselaevas suurtelt ekraanidelt ja nii oli neil teada, et piimik on kaduma läinud. Tulnukad teatasid kiiki-miikile, et nad lülitavad kõik kaardid ja andurid sisse ja aitavad piimikut otsida. Natukese aja pärast hakkas kiiki-miiki kell piiksuma ja ekraanile ilmus teade. Piimiku asukoht teada. Kiiki-miiki läks veidi eemale ja võttis õhulaevaga ühendust. Tuli välja, et piimik oli läinud robotlauta, mis oli hiljuti Vanamardi vallas avatud. Kiiki-miiki ei mõelnud kaua, ta haaras Maril käest ja võlus nad robotlauta. Appi, sosistas Mari, kui silmad lahti tegi. Nad seisid keset mitmete piirdeaedade ja masinatega suurt ruumi, kus jalutasid, pikutasid ja mäletsesid lehmad. Just sel hetkel astus lauda uksest sisse üks mees. Kuidas teie siia saite? Imestas ta lapsi nähes. Me, alustas Mari veidi kohmetult. Me tulime teie lauta vaatama ja tegelikult on ka üks vasikas Saaremäe talust kadunud, jätkas Kiiki-miiki. Me mõtlesime, et äkki ta jooksis siia. No see on küll paha lugu, kui vasikas jooksus on. Meie laudas teda pole, aga otsime väljast, ütles mees. Oodake natuke. Ma vaatan kiiresti arvutist, kas laudas on lehmadega kõik korras. Meie laudas on arvuti väga tähtis, sest selle kaudu juhitakse kogu laudatööd. Lehmade lüpsmine, pesemine, lauda koristamine, kõik käib läbi arvuti. See teeb meie töö palju kergemaks, seletas mees. Vahepeal oli üks lehm läinud väikesesse puuri moodi ruumi. Vaadake, lehm läks lüpsirobotisse, ütles mees. Nüüd näete, kuidas tänapäeval lehmi lüpstakse. Kui lehm oli rahulikult koha sisse võtnud, pani robot tema ees ja taga värava kinni ning asus tegutsema. Kõigepealt tuli üks käe moodi asi ja puhastas udara. Seejärel kinnitas robot nisade külge torud, mille küljes olid voolikud. Need asjad, mis robot käsi nisade külge pani, on nisakannud, seletas mees lastele. Siit läheb lüpstud piim torusid mööda teise ruumi paakidesse, kus 2 tunni jooksul jahutatakse. Edasi viiakse piim piimaautoga meiereisse. Aga kuidas lehmad teavad, millal lüpsirobotisse minna, imestas Mari. Nad lausa tahavad sinna minna, kui udar on piima täis ja raske. Lisaks annab robot lehmadele jõusööta. See meeldib neile väga. Robot lõpetas lüpsmise. Torud tulid nisade küljest lahti, udar puhastati uuesti ära, väravad avanesid ja lehm sättis end minekule. Uus lehm juba läheneski lauda teisest otsast lüpsirobotile. Paistis, et neile tõesti meeldis seal. Robot lüps nähtud, läksid lapsed õue piimikut otsima. Ei kulunudki kaua aega, kui nad märkasid ühe põõsa taga vasika tuttavat musta-valge kirjut pead. Varsti vuras Saaremäe talu peremees veoautoga kohale, pani piimiku kasti ja viis lapsed linna mineva bussi peale. Õhtu oli käes. Mille abil juhitakse kõiki töid robotlaudas?